Kuidas te selle programmiga LaeEnd kokku saite? Seal ju teatavasti õpetajad iseennast nagu ei esita. Et neid esitavad kas kolleegid või õpilased. Ma ei tea, kes mind sinna esitas. Ma teadlikult pole seda välja uurinud. Minu jaoks see programm hakkas pihta sellest, et ma sain ühel ilusal päeval kirja, et mind on sinna esitatud ja nüüd on aeg mul teha üks videosalvestus. See on üks osa sellest programmist. On nagu see, et seal peab tegema teatava salvestuse lihtsalt telefoni peale, mis siis nagu vastab teatavatele küsimustele. Ja no mis siis alata, ma selle salvestusega nagu ootasin, no mitte ootanud, vaid ma veel tükk aega mõtlesin, kas ma nagu tahan selle osaleda mitte selles programmis. Ja ma esitasin selle oma salvestuse mõni üksik minut enne tähtaega lõppemist. See oli umbes nagu see on otseses mõttes mingi 1:30 öösel viimasel päeval. Kui ma tegin selle kodus ära, selle salvestuse ja esitasin selle. No ilmselt kolleegid esitasid teid siis. Ma teadlikult pole seda uurinud mitte kunagi. Ma ei tea, sest õpilast või kolleegid, ma lihtsalt ei tea seda. Okei, aga te ikkagi esitasite selle ära, sest te pidasite seda vajalikuks. Täpselt. Selle asjaga tegelda, jah. No ma olen mures selle pärast, et mis meil Eestis reaalainete haridusega toimub praegu. Ma olen nagu mures selle pärast, et Eestis on üleüldse nagu reaalainete õpetajate puudu väga palju. Et meil on siin hinnangutel erinev number õpetajad, kes täna nagu klassi ees seisavad koolides, ei oma erialast haridust. Et mu enda hinnangul suurusjärk 1/3, aga näiteks OSKA oma raportis jõudis lausa numbrini, et mingi pooled suurusjärku füüsikaõpetajad, nendel ei ole vastavat väljaõpet. No ma ei ole nii pessimistlik, aga ma arvan, et suurusjärk 1/3. Hando Sutter, kunagi Eesti Energia endine juht, tegi enda hinnangu ka ja Hando vist jõudis numbrini 40%. Ma arvan, kuskil seal mingi 1/3 ja 40% vahel, kui see number istub. No me oleme näinud nagu Eestis need näited, kus no ma ei tea, kuni ühiskonnaõpetaja õpetajale öeldakse, et kuna meil täna füüsikaõpetajat pole, aga sulle koolis füüsika väga meeldib, sa oled isegi olümpiaadel osalenud, ole hea, võta need füüsikatunnid endale. Ja nad teevad seda innustatult, aga siiski mingid asju võib nagu jääda puudusele, vajaka. Mis te selles LaeEnd programmi raames ära teha saite? Väljundite mõttes seal sündis terve rida videosid, mida Videoõps tegi. Ma vist ise kuskil nagu ise ka ühest videost nagu olin see õppejõud, kes nagu seal mingi teemat seletas. Väljundite mõttes meil oli koolitusi päris mitu. Aga ma arvan, et nagu õpetajana, kui ma vaataks nagu selle peale, siis võib-olla kõige suurem väärtus minu enda jaoks oli selles, et ma sain palju suhelda kolleegidega. Et seda vastastiku rikastamisprotsessi, kus me vahetame kogemus, kus me räägime, kes mida, kuidas teeb. No mulle siiamaani ka nagu väga meeldib, mulle meeldib kolleegidega kokku saada, käia tundides kolleegide juures. No näiteks mulle nagu ilmsesti meeldib see, et kuidas viib oma tunnid läbi näiteks siukene õpetaja Pärnus nagu Erki Tempel. Kui mul tekib siukene võimalus, ma käin Pärnus Sütevakas ja vaatan, mida ja kuidas ta nagu teeb. Ta on väga kihvt õpetaja minu meelest. See, mida Reimo Maasik nagu teeb, on väga kihvt. Et ma iga kord, kui ma Erki juures nagu tulen, mul on õige mitu lehekülge täis kirjutatud mingid ideid, mida, kuidas nagu võib teha. Ja siin oli see sama teema, kus me oleme nagu mitmekesi suhelnud piisavalt palju ja sealt nagu jäi kuidagi see kontakte võrgustik nagu laienes selle võrra. Vaat sellest ma saan väga hästi aru, et kolleegide töö vaatamine ja kolleegide kokkusaamine on ikkagi ääretult tähtis, peab olema seda meeskonnatunnet, peab olema. Aga suurest nagu ei pea olema eeltingimata just füüsikaõpetajad. Et me siin koolis ka ja väga palju praktiseerime, olen nagu just eelmise nädala lõpus käinud vaatamas meie ajalooõpetaja tunde näiteks siin. Ja ma sealt ka nagu võtsin endale päris mitu nagu mõtted, panin endale kirja, mida, kuidas nagu ma võin ise nagu teha.
see on niisugune nagu vastastiku rikastamise nagu protsess, on ju. Et kui minul nagu käivad õpetajad minu tunde vaatamas, ma alati küsin, et mida ma võiks nagu sealt nagu kaasa võtta ise ka. Et ma arvan, et see on päris oluline protsess, nad ei pea olema eeltingivad füüsikaõpetajad. Sest füüsika on nagu veel niisugune topelt huvitav, ma ütleks. Mis te veel esile tooksite sellest LAEND programmist? No me oleme seal nagu palju tegelenud sellega, et kuidas, kuivõrd oluline on igasugune praktiline töö. Füüsikas võib-olla isegi eriti. No ma arvan, et igas aines on see nagu oluline, aga füüsikas võib nagu eriti oluline. Et ma olen siia ka sellega päris palju kokku puutunud. Ma näen õpilaste näitel, et kui nad mingeid asju katsuvad läbi, siis see arusaamine, kuidas üleslükke jõud töötab, tekib hoopis teistmoodi. Kui nad võtavadki mingi anuma, ja uputavad selle anuma ja selle läbi anuma uputamise nagu saavad aru, et kui palju sinna peab nagu asju sisse panema, võrreldes nagu selle anuma ruumalaga, siis nagu seal tekib see arusaamine, kuidas üleslükke jõu üldse nagu töötab, kuidas Archimedese seadus töötab. Et minu meelest nagu ülioluline ja me tegelikult nagu just LAEND programmi raames oleme sellega palju tegelenud, et seal Eesti üks väga tubli iduettevõtte nimega Practical, kes on üks koostööpartner seal LAEND programmis, on eelmise aasta juures olnud ja ka selle aasta oma. Et Practical on teinud seal mingid koolitusi näitanud, kuidas mingid optikakatsed käivad, kuidas soojusõpetuskatsed võiksid käia. Seda Practical on niisugune oma ökosüsteem, välja töötatud materjalid, õppevahendid, praktilised katsete vahendid ja nii edasi. Kuidas see Practical tekkis? Kas see LAEND kutsus selle esile või? Ei, Practical oli nagu kõvasti enne LAENDi. Ta hakkas toimetama veel enne, kui LAENDi programm üldse tekkis. Aga lihtsalt kuna nagu LAENDi programm ja Practical põhimõtteliselt toimetavad samas suunas sama probleemi lahendamisega, et kuidas teha ägedaid füüsikatunde. Sest LAEND programmi nagu üks mõte on nagu see, et meil on tohutu, meeletu inseneride puudus Eestis. See asi hakkab pihta põhikoolist, et kas on huvi õpilastel loodusõpetuse vastu, füüsika vastu, keemia vastu, matemaatika vastu, et kui seda kõike huvi nagu õnnestub tekitada pärast nagu toita, siis on palju suurem tõenäoliselt, et õpilased nagu jõuavad hiljem ülikoolidesse ka ja lähevad insenerideks tööle. Aga muuhulgas see peab olema ka läbi selle, et sul on tunnid on ägedad. No muidugi nagu selle ägeduse juures nagu ei tohi unustada seda, et nüüd ma räägin kui õpetaja, et selle ägeduse juures tohi unustada seda, et seal peavad olema selged õpiväljundid saavutatud ka, mis on ülioluline. Et kui lihtsalt nagu tund oli kihvt, aga õpiväljundid nagu seal polnud, siis sellest on suhteliselt vähe kasu õpilastele. Aga kui õnnestub nagu õpiväljundid saavutada läbi selle, et õpilastel silmad säravad, no see on lausa unistus. Mida Erki Tempel siis teeb niisugust, et isegi teie õpetajana ütlete, et väga põnev? No mulle näiteks nagu meeldib see, et kuidas Erki improviseerib tunnis. Et ta reaalselt, ta väga hoolikalt nagu jälgib seda, mis klassis nagu toimub ja tema improvisatsiooni tase, see, kuidas ta näiteks nagu see, kuidas tal, ma arvan, et ma olen tal nagu päris mitu nippi nagu võtnud selles osas, kuidas klassis avastada neid õpilasi, mida on praegu siin koolis ka nagu päris palju kasutanud, kuidas avastada klassis neid õpilasi, kes on natukene kiirema tempoga ja kellel võib nagu mingil hetkel, sa pead sõitma ikkagi nagu klassi keskmise tasemega, aga kuidas nagu avastada need õpilasi, kellel on natukene igav võib-olla ja anda neile midagi tõsisem kont närida, et anda mingi keerulisem ülesanne või lisaasju nagu nendele anda, et need oleks nagu põnevam. Et me praegu nagu aina rohkem siin Püha Hannese koolis ka nagu seda proovime praktiseerida, et meil oleks nagu, see on natukene samm jällegi intensiseeritud õppekava liikumise suunas. Et me tegeleks mitte ainult nagu HEV-õpilastega, vaid ka nende, kes on andekad õpilased ka. Et Erki on selles reaalselt ka nagu hea. Ma olen nagu talt päris mitu nippi nagu võtnud, kuidas ta teeb mingeid praktilisi töid enda õpilastega ja näeb, et üks grupp 7
jõudis tulemuseni päris palju kiiremini. Seda kohe paugust mõtleb peale mingi lisaülesanne nendele ja nad hakkavad nagu toimetama lisaasjaga ka. No mul tuleb praegu meelde paarist töö ja rühmana ja siis võistlus mingis osas ja kas midagi niisugust ka, ta tegi midagi hästi efektselt. No niisugust efektset otseselt, nagu ma vist Erki puhul pole näinud, jällegi nagu Erki on selles mõttes nagu hea õpetaja. Et Erki ikkagi nagu päeva lõpuks peab eesmärgiks saavutada teatavad õpiväljundid. Et jällegi nagu see efektsus ei pruugi alati aidata sellele kaasa. Et vahest nagu töö peabki olema, vabandust, aga igav. Erki on tegelikult ka, ta on väga huvitav isiksus ka lisaks kõigile. Et võib-olla nagu üks sõna, millest tahaks nagu siin peatud, on see sõna võistlus. Et see on nagu võib-olla see, mis meil koolis on vastupidiselt, meie siin Pühajohannese koolis üritame võistlusmomenti vältida. Me paneme rõhku hoopis nagu mitte konkurentsile, vaid koostööle. Et teadlikult täiesti, et meil on nagu päris palju protsessid, tööd on üles ehitatud nagu selle peale, et minigruppides õpilast üksteist aitavad ja võib-olla nagu kuskil mingid tööd me ka jaotame ka niimoodi, et erinevate gruppide, ütleme ühe grupi väljund on teise grupi sisendiks ja sealt jälle nagu väljund on kolmanda grupi sisendiks niimoodi, et nad saaks nagu koostöös kuhugi mingi tulemusi nagu jõuda. Et see koostöö nagu meie kooli puhul pole eriti oluline. Füüsikas on ka siis grupipõhist tööd, paarist tööd. Muidugi. Ja ma tean, et meil nagu oli nagu kolleegidega arutelusid sel teemal, et siis nagu äkki mingid nõrgemad õpilast võivad natuke liu sõita nagu tugevamate juures, grupitöö juures. Aga ma pigem nagu olen selle koolkonna esindajad, et ma usun selles, et nad arenevad seeläbi. Et nad on koostöös mingid, ma ei tea, 3-4 õpilast koostööv grupp, nad koostöös või isegi paaris, nad tugev natuke nõrgemaga või aeglasemaga, et nad tegelikult mõlemad arenevad. Ma olen näinud korduvalt asju, kuidas natukene grammikese võrra aeglasem õpilane ei saa päris aru, kuhu see asi nagu liigub, hakkab küsima tugevama käest ja tugevam, kui ta hakkab nagu seletama, ta saab paremini ise aru ka. Ma olen nagu korduvalt näinud olukorda, kus tugevam hakkab nagu seletama, siis ta kuskil komistab, aga kui ta saab sellest nagu välja, ja ta suudab nagu seda lahti seleta ka, ta ise sai ka nagu paremini aru. Et selle koostööl on ikka, koostöö üleüldse on minu meelest nagu väga võimas kang. Ja päris tihti on niimoodi, et kas selles grupis 3 õpilast, nad üksteist täiendavad. Üks paneb kiiremini kokku võib-olla vooluringi skeemi, aga teine nagu kiiremini ja peast nagu arutab mingid asjad sealt välja. Ta leiab selle takistuse, teades nagu voolu tugevust ja pinged nagu leiab kiiremini nagu peast, nagu, nii et ta ei pea just tasku arvutada välja. Nad rikastavad üksteist, nad täiendavad üksteist päris tihti, mis on tegelikult väga kihvt. Füüsika on niisugune nagu väga huvitav aine ja valdkond ja ala, et füüsika teha igavaks on, ma ütleks lausa patt. Aga väga lihtne on igavaks teha. Lihtne, aga see on lausa patt. Füüsika on nii huvitav see maailm. Nii huvitav. Just. Ma olen ise nagu pärit IT-maailmast. IT-maailmast on olemas nagu niisugune isegi suund nimega Extreme Programming, kus nagu põhimõtteliselt nagu 2 inimest korraga kirjutavad samad koodi. See on oma metoodika taga ja on tõestatud, et 2 arendajad teatava metoodika järgi nagu luues koodi teevad seda paremini, kvaliteetsemini, kiiremini kui 2 eraldi proget. Kui võtame 2 proget ja jagame nende vahel nagu ülesanned pooleks, igaüks nagu teeb oma osa, siis kui nad teevad selle Extreme Programmingu järgi, nagu, siis nad jõuavad nagu kaugemale. Et nad teevad koos niimoodi, et sel hetkel, kui nagu üks nagu midagi teeb, siis teine tema nagu teda nagu seal istub ja kontrollib ja parand. See on oma metoodika, sellest võib nagu tunni kaupa rääkida tegelikult ka. Et selle Extreme Programmingu üks põhimõtteid on nagu see, et võetakse nagu, jaotakse ülesanne mingi alamülesanneteks. Et nende paaris nagu toimub pidev rollide vahetus, on ju. Et kusjuures pidev mingi veerand tunni tagant, nagu 20-30 minuti tagant nagu toimub rolli vahetus. Kui üks nagu midagi nagu teeb, siis nagu teine kontrollib kogu aeg, nagu mida see nagu teine nagu teeb. Ja nad isegi nagu vahest võivadki nagu koos asju teha nagu 2 klaveriga nagu põhimõtteliselt nagu ühe arvutada. See on huvitav metoodika, päris ka. Väga õpetlik ju, ka kooli jaoks. Just.
ja just nagu seesama nagu, et ta näitab, et koostöös on võimalik saavutada rohkem kui konkureerides. See on see vana hea nagu vist Hiina vana sõna, et kui sa tahad jõuda kiiremini, mine üksinda, kui sa tahad jõuda kaugemale, mine kambaga. Selline sõna nagu kaasamõtlemine Just. on ka väga tähtis õppimise juures. Just. See, mis praegu teen teile. Siis ma teen ma hakkan siin natuke nii, ja siin ma hakkan nagu rääkima sellest, et ma räägin sellest, kuidas meil on võimalik mis iganes värvi, valget värvi, on ju, kus meil on võimalik valget värvi dekomposeerida RGB-ga või SMYK-iga, on ju, 8 erinevaks süsteemiks. Ma tekitan siit nagu puhta punase, sinise, rohelise ja nüüd nagu see keha annab mulle varjud, on ju. Annab mulle varju. Kui siit nagu tekivad varjud, siis siin ma räägin nagu sellest, et see varju tähendab seda, et siia roheline üldse ei pääse praegu, on ju, vari rohelist praegu. Ja siin meil tekib magenta värv, mis on sisust oma sinise ja punase värvi kombinatsioon. Siin mul sinine ei pääse, nagu siis siin on punane ja roheline, mis annab mulle kollakat värvi. Ja nii edasi, mul tekib nagu SMYK siia, RGB-st siin. On ju, nagu täiendus värvid. Et see on üks näide, kuidas ma võin nagu siin, jällegi ma võin seda lasta kõikidel koos nagu teha tiimides, iga üks nagu saabki sellest niimoodi aru. On ju? Väga huvitav. Just. Kelle siis kogu 8. klassi optika ja siin on põhimõtteliselt 24 õpilaste jaoks mingid 50 erinevad katset, mis nagu siin võib nagu tekitada, need 6 kasti. Aga need, mis siin nagu tulevad, siin on põhimõtteliselt soojusõpetus, elekter ja nii edasi, et siin nagu saab neid asju ka nagu teha. Siin saab nagu päris palju erinevaid katseid nendega teha. Soojusõpetusega, elektriga. Ja nende komplekte võib nagu antud juhul nagu see, mis siin praegu on, sellega nagu ära katta terve klassidega, terve klassi jagu, kogu põhikooli elektri, soojusõpetuse, optika, mehaanika. Kõik koostööga selle võib olla. Ja eks me siit saamegi ka moraali lugeda, et enamik kursusi võiks ju olla niimoodi kaetud. Just. Ja me jällegi nagu, et mis antud juhul nagu hea on see, et see on juba ette valmistatud õpetaja jaoks. Kelle asjast nagu räägime, siis see on ju õpetajale abivahend. Siin on nagu läbi mõeldud juba, mis asju tal võib nagu vaja minna, on ju. Ja ma tean ise nagu õpetajana seda, et kuivõrd suur koormus õpetajatel on reaalselt. Et õpetajad tegelikult üritavad, mis on täiesti arusaadav, üritavad nagu vältida tegevusi, mis nõuavad nagu lisaaega. Aga siin on vastupidiselt, ma olen juba nagu minu eest nagu läbi mõeldud,
kuidas katset teha, mul on väga selged spikrid. Et võta kastist sellist nagu sellist asju, võta kastist sellist nagu sellist asju, saad teha nagu katset sel teemal. Mis on väga-väga kihvt. Ja ma tean seda, et õpilastele see ka nagu väga meeldib. Ja tegelikult siin nagu asju, siin päris palju asju on sellised interdistsiplinaarsed ka, mida me reaalselt oleme kasutanud kuskil, ma ei tea, loodusõpetus, mingite erinevate kehade, metallide, ainetihedused näiteks otsisime. Nad ei olnud otseselt nagu siin praktikali komplektis nagu selleks ette mõeldud, aga saab teha, kasutades need vahendid, mis niikuinii on siin juba olemas. Mul on kaalud olemas, mul on mõõtesilindrid olemas, mul on kehad olemas, ma ei tea, basest, alumiiniumist, nii edasi, ma saan nagu otsida nagu kõiki vajaliku asju. Nagu väga positiivne suund, et niisuguseid õppevahendeid tehakse, neid tuleb juurde, eks ole? Jah. Minu teada olevalt praegu praktikal toimetab nüüd see põhikooli vajadus on füüsika osas on kaetud. Nüüd praktikal ühelt poolt nagu laieneb siis gümnaasiumi füüsika osas ja ta paralleelselt nagu võttis ette bioloogia ja keemia ka juba. Nii et ideaalis mingis loodetavasti mitte kauges tulevikus on siis praktikali poolt kaetud kõik reaalained, mida koolis on vaja. Ja tegelikult Eestis mingi 100 kooli juba kasutab seda ka. Palju, tegelikult ka. 100 kooli juba päris palju. Nii, aga nüüd on ikkagi vaja veel, et füüsikaõpetajaid on vaja. Mis veel oleks vaja teha siis, et inimesed tahaksid füüsikaõpetajaks hakata? See on ühelt poolt ikkagi nagu lisaks praktiliste vahenditele, see on ikkagi materjalide teema ka. On ju, töölehed, vihikud, materjalid, läbi mõeldud tunni ülesehitus. See on kindlasti teiselt poolt see teema, et kuidas võiks nagu noori saada siia või üldse nagu, et koolisüsteemi nagu tuleksid reaalselt õpetajad. Et kahjuks me oleme täna olukorras, kus me nagu pensionile õpetajaid on iga aastaga lahkub üks jagu, aga alt ülikoolidest nagu peale ei tule õpetajaid. Et ma tean, et näiteks nagu Tallinna Ülikool on vist käivitanud sellist programmi, et nad soosivad ümberõpet. Et stiilis sul, ma ei tea, kõige lihtlabasem case nagu see, et loodusõpetuse õpetaja võiks nagu füüsikaõpetajaks nagu nüüd täiend endale aine saada eriala mõttes. Või siis näiteks, ma ei tea, ühiskonnaõpetaja võib-olla võtta endale bioloogiat näiteks juurde, mis iganes. Et nad mingid sellist nagu programmi käivitsid praegu. Ma olen lugenud, aga ma ei tea täpselt, kuidas nagu nendel välja näeb. Et nad mõnevõrra nagu lasevad lati alla ka. Et sa võid nagu füüsikaõpetajaks nagu tulla, ütleme, nad ehitavad üles mingi sellise programmi, kus sa võid füüsikaõpetajaks nagu tulla ilma füüsika nii-öelda bakakraadi olemasolu või magistrikraadi, et sul ei oleks nagu sellist kraadi. Ma ei kujuta praegu endale väga hästi nagu ette, kuidas see võimalik on, aga ma eeldan seda, et professionaalid, kes nagu peale ülikoolis toimetavad, nad teavad, mis nad teevad, kui nad sellist programmi käivitist. Siis ma arvan, et nagu päris olulist rolli võiks mängida see, et kui oleks nagu rohkem selliseid koostööprogramme. Et näiteks nagu kui me nagu sellest LAEN programmist nagu räägime, siis selle esimese lennu, kus ma ise olin ka, selles esimese lennu puhul, see oli ikkagi suhteliselt nagu kinnine grupp, 10 õpetajat, väga kihvti. Ma olen ainult põmm peal kogu selles grupis, aga tegelikult nagu väga kihvtid säravad õpetajad, kellest oli, kes nagu põhimõtteliselt natuke enda mahlas toimetasid. Muidugi seal olid nagu mingid välist õppejõud, olid väliste inimeste peale üles ehitatud koolitused, nagu need praktika oli Kaido Reivelt näiteks nagu käis kohal, nagu rääkis. Kaido on väga särav isikus. Et me olid nagu välised õppejõud, aga siiski nagu antud juhul programm oli suhteliselt kinnine. Millest ma olen nagu praegu selle teise programmi ülesehituse puhul nagu rääkinud sellest, et oleks tore, kui me saaks nagu nüüd kuidagi nagu, et see grupp, mis praegu moodustub välja, et ta hakkaks nagu lainet lööma nagu kogukonnas. Et ma ei tea, et näiteks nagu nende koolituste baasil, mis nagu seal tehakse, et näiteks selle baasil tehakse pärast, ma ei tea, mingit seminari, konverentsi programmi lõpus, niimoodi, kuhu kutsutakse põhimõtteliselt mis iganes füüsikaõpetajad nagu üle kogu Eesti ja jagatakse nendest parimat kogemust. Et kuidagi nagu tekitas nagu seda tunnet, et need 10 õpetajad praegu
annavad seda edasi nii palju kui võimalik. Noh, ma ei tea, ma ise nagu hea meelega alati võõrustan siin mingid füüsikaõpetajad, kes nagu tahavad midagi nagu näha. Et ma arvan, et seda tüüpi nagu horisontaalne koostöö on päris oluline õpetajate vahel. Motiveerimine, mentordamine, koostöö, pidev vastastikku rikastamine, materjalid, õppevahendid, katsevahendid. See kõik kompleks nagu annab seda, populariseerimine muidugi ka, on ju. Et kas selle sõnumi kohale viimine, et olla füüsikaõpetaja, reaalainete õpetaja, õpetaja tervikuna, mis iganes aines, on tegelikult kihvt. Päris ka kihvt. Mulle jäi kõlama nüüd ikka kõige rohkem see mõte, et tõesti, et õpetajate kogukond, füüsikaõpetajate kogukonda on vaja. Sama Kaido Reivelt, kellest me nagu rääkisime, ta on tegelikult teinud suurt tööd selles valdkonnas, et on olemas nagu EFS-is, Eesti Füüsikute Seltsis, on olemas mõõdukalt aktiivne kogukond, et seda võiks nagu veel rohkem nagu laiendada, aga tegelikult nagu oleks kindlasti nagu vale öelda, et seda ei ole olemas. On olemas. No, nagu lihtsalt nagu igasuguse seda tüüpi algatuse juures sul, ma ei tea, 300 Eesti füüsikaõpetajast aktiivselt on reaalselt mingi 20-30, näiteks nagu reaalselt suhtlevad omavahel. Need on natukene vähem. Aga siiski on täiesti olemas, need vahetavad kogemust ja nad on arvamusliidrid selles kogukonna sees. No, meil on nagu väga kihvt saada Rakett 69, mis populariseerib nagu füüsikat, keemiat väga hästi. Ma siin koolis ka nagu näen, et õpilased omavahel arutavad asju. Nad vaatavad neid saateid, arutavad omavahel neid asju. Minu juurde on tulnud korduvalt, kuule, miks see asi ikkagi niimoodi seal, mis on väga kihvt. Et no selles mõttes üldine populariseerimine, see, et jällegi nagu reaalained on kihvtid, selle efekti teataval määral Rakett 69 saavutab. Et no selles mõttes jällegi nagu minu meelest nagu see, mida Aigar sellega teeb, eeskätt nagu Aigar, on jumalane meelepärane tegevus. Populariseerib seda nagu tervikuna seda suunda.